Eesti elanikkond vananeb kiiresti. Kui 2000. aastal moodustasid 65-aastased ja vanemad inimesed Eesti elanikest 15%, siis 2025. aastaks on pensionäride osatähtsus tõusnud juba 21%-ni. Kui pensioniiga kätte jõuab, kaaluvad paljud inimesed plusse ja miinuseid, et otsustada, kas jätkata veel tööga või jääda koju pensionile. Kohvikupidaja Malle Lauri sõnul on vanus 2 kõrva vahel ja kuigi nii mõnigi eakaaslane käib juba kepiga ja ei taha tööle mõeldagi, siis tema küll kodus istuda ei suudaks. Miks sina otsustasid, et sa ikkagi töötad edasi? Mul ei ole teist mõtetki olnud, et ma peaks töö jätma. Mulle meeldib mu töö, mul on väga ägedad kliendid ja see ongi põhjus. Tervist ka on ja tahtmist on ja. Et sinu jaoks on ikkagi rohkem olnud see töörõõmu küsimus, mitte nagu majanduslik vajadus? Oi, ikka, nii ja naa, ikka on. Ega siis jumal taevast ei too midagi, kõik peab ise teenima. Sel hetkel, kui pensioniiga algab, jääb tööle umbes pool rahvastikust, aga lähimate aastate jooksul väheneb see protsent. Euroopa Liidus keskmiselt lõpetab töötamise ligi 2/3 pensioniikka jõudnutest. Mida meie uurime tööjõu-uuringuga, see on siis kuni 89-aastased inimesed. Nendelt me küsime töötamise kohta, kas nad töötavad või ei tööta. Ja kui me võtame selle grupi pensionile jäämise hetkest kuni 89, siis nendest umbes 20% töötab. See tähendab, et 4 tükki on kodus ja 5 töötab. Pärast pensionile jäämist töötavad mehed kauem kui naised. Sealhulgas töötavad mehed tihti just töörõõmu pärast edasi, kuid naised majanduslikust vajadusest. Lääne-Euroopas jäävad pensionärid enamasti tööle just seetõttu, et neile lihtsalt meeldib tööd teha. Eesti pensionäridel 3 kõige suuremat põhjust, see on sellepärast, et raha on vaja. Siis on see, et rohkem raha on tore, aga põhimõtteliselt saaksin ka pensioniga hakkama. Ja 3. on siis, et mulle meeldib mu töö. Ja ütleme, need 2 viimast, et raha on tore ja mulle meeldib mu töö, on mõlemad umbes veerand vastavad, et see on kõige tähtsam põhjus. Ja siis peaaegu 3 ütleb, et mul on seda raha vaja. Enamasti loobutakse lõpuks töötamisest tervisemurede tõttu. Eestis on tervise tõttu töötamise lõpetamise osakaal kõrgeim Euroopa Liidus. Statistikaameti andmetel lõpetas 2023. aastal Eestis töötamise tervisemurede tõttu 30% pensioniealistest, samas kui Euroopa Liidu keskmine oli 20%. Miks inimesed siis töölt lahkuvad? Suuresti ikkagi mingisugused füüsilised probleemid. Alaseljavalud, kätevalud, kuna enamus tööealisi, kes peavad töölt lahkuma, ongi selle tõttu, et kuna nende vanusega kahaneb kehaline võimekus, siis ka füüsilised töötegijad on need, kes esmaselt lähevad. Samas võib arsti sõnul töötamine mõne inimese tervisele, eriti vaimsele tervisele just hästi mõjuda. Füüsilise tööga tuleks aga hoida tasakaalu. On inimesi, kellel tegelikult seda vaimset võimekust oluliselt parandab see, kui inimene on tööl. Kui ta saaks teha poole kohaga tööd, et kui tööandjad oleksid nõus võtma rohkem vanu inimesi, aga lihtsalt poole kohaga, et nad ei jaksa teha 5 päeva nädalas tööd. Aga on ka neid, kelle töölist on nii võrd füüsiliselt näiteks raske või ka vaimselt raske, et neil on vaja pigem minna õigel ajal töölt ära, et rahulikult oma pensionipõlve pidada. Pensioniiga Eestis hakkas järk-järgult tõusma 2017. aastal ja jõuab 2026. aastaks 65 eluaastani. Alates 2027. aastast hakkab pensioniiga sõltuma keskmisest oodatavast elueast.